Möödunud nädalal tõukasid vargad Kadriorus Lasnamäe Astangult alla varastatud kastiauto, mis veeres Kadrioru parki. Kõik see mürgel toimus presidendilossi vahetus läheduses. Ilmselt olid vargade varastatud autoga oma lustisõidu vajaduse rahuldanud ning otsisid head turvalist paika, kus kuumast kaubast vabaneda. Kõige kõrvalisemaks kohaks peeti presidendilossi parki. Ja ega vargad ei eksinud. Seal oleks kas või tuumapommi või tünnitäie mürkkainet puude vahele veeretada võinud. Sedagi poleks märgatud. Öösel käis politsei asja uurimas, aga autot siis metsa vahelt välja vedama ei hakatud. See jäeti autoomaniku mureks. Ja hommikul leidis autoomanik, et nii odavat autot pole vajadust kalli raha eest Astangust üles tõmbama hakata. Päästetöid teostama otsiti võimalikult odav päästebrigaad, kellel õnnestus see masin siis lõplikult ära lõhkuda. Aga mis meie siin ikka selgitusi jagame ja oma kommentaaridega hiilgame. Kõige ehedam jutt tuleb ikka autori enda suust. Vaadake ja nautige, kuidas osavad päästespetsialistid oma keerukat ülesannet täidavad. Veidi autovraki ümber aru pidanud hakkasid mehed ehitama oma pärast konstruktsiooni, mille abil arvati olevat võimalik auto kuristikust üles tõsta nagu lendaval vaibal. Юра, что ты хочешь? От них подложите, он май надаст. На нее. Потом повернется же стрелочку. Нормально будет. Так, ну что, помочь тебе тогда? Kui televaataja hästi tähele paneb, siis kogu töökorraldus oli seatud nii, et 3 meest seisid kõrgel astangul ja õpetasid aktivisti, kes all kaablipooli veeretas, lauajuppe kokku kandis ning küüntega maad kraapis, et autoomanikule võimalikult meele järele olla. Стоп! Все, стоп! Еще чуть-чуть дай! А куда тебе, зачем? Лайна чуть. Konstruktsiu мне проверить надо. Konstruktsiu. Kuidas seda nüüd öeldaksegi? Et kõigepealt tuleb mõelda ja siis alles tegutseda. Paraku juhtus vastupidi. Tegutseti selles lootuses, et kõik läheb ülihästi. Paraku kukkus aga kõik välja täpselt nii, nagu alati. Aga eks otsustage ise. Еще дай!